Cornelius Castoriadis tsitaat. Ökoloogia ei ole loodusarmastus, vaid vajaduse inimeste enese piiramise järele, mis on tõeliseks vabaduseks. 4. peatükk. Sõõrikumajandus ja tehnoloogiad. 1. alapeatükk. Kuidas on seotud sõõrikumajandus ja tehnoloogiad? Anekdoot USA presidendi George Bushist ja tema pressikonverentsis 2001. aasta mais on juba tuntud. Ajakirjanik küsis presidendilt, kas tema hinnangul arvestades USAs tarbitava energia hulka elaniku kohta ja seda, kui palju see ületab kaugelt ühegi teise maailma riigi oma, peaksid ameeriklased oma elustiili kohandama vastavalt energiaprobleemidele. Vastus oli kindel ei, millele järgne selgitus, et selline on Ameerika elustiil ja selle kaitsmine peaks olema riigi poliitiline eesmärk. Jason Hickel läheb nii kaugele, et ta kutsub seda olukorda kolonialismiks 2.0 ja seda täiesti õigustatult. Nagu ta selgitab, siis India elanik tarbib keskmiselt aastas 4 kilogrammi liha, Keenias 18 ja Ameerika Ühendriikides 120 kilogrammi. Lähis-Idas ja Aafrikas toodab inimene aastas keskmiselt 16 kilogrammi plastikut. See võib tunduda palju, kuid Euroopas on see näitu 9 korda suurem, 136 kilogrammi elaniku kohta aastas. Vähe tarbivate riikide ökoloogiline jalajälg on umbes 2 tonni elaniku kohta aastas, samas kui suure tarbimisega riigid, sealhulgas Euroopas, toodavad 28 tonni. Võrdluseks toovad keskkonnateadlased välja, et jätkusuutliku ökoloogilise jalajälje saavutamiseks ei tohiks ületada 8 tonni aastas elaniku kohta. Kui kõik maailma riigi tarbiksid sama palju kui kõige väiksemad tarbijad, siis ei oleks me käesoleval ajal kriisis. Kui kõikidel riikidel oleks kõige rohkem tarbivate riikide harjumused, vajaksime sellise elustiili säilitamiseks 4 planeeti. Antud peatükis jätkame pärast kujunenud olukorra põgusat teaduslikku selgitust vabatahtliku lihtsuse mõistega, selle põhjuste ja selle seoses sotsiaalmajanduse valdkonnaga. Peame tegema ka väikse kõrvalpõike ja käsitlema tehnoloogia rolli roheliste töökohtade loomisel ning olemasolevate töökohtade digitaliseerimisel. Siinkohal soovime rõhutada, et on oluline mitte langeda nii-öelda tehnoloogilise optimismi lõksu, mis tähendab veendumust, et tehnoloogia on võimeline lahendama kõik keskkonnaalased ja tehnoloogilised probleemid. Miks? Sest taoliste tehnoloogiate arendamine nõuab juba niigi väheste ressursside kulutamist. Samuti ei tundu kuigi mõistlik luua rohelisi töökohti pelgalt selleks, et parandada kahju, mida on tekitanud traditsioonilised töökohad. Probleemi kordjuse sõlm ei ole tehnoloogiline, vaid sotsiaalne, kultuuriline, poliitiline ja majanduslik. Lühidalt öeldes, kuigi tehnoloogiline innovatsioon on osa praeguste ja tulevaste keskkonna ja sotsiaalmajanduslike probleemide lahendusest, on selle kasutamine mõistlik ainult siis, kui see käib käsikäes väheneva energianõudlusega. Vastasel juhul ei suuda see püsida biofüüsikalistes piirides ja säilitada lõpmatu kasvu paradigmat. See ei tähenda, et peaksime loobuma tsivilisatsioonist ja naasma koobastesse. Sõõrikumajandus ei eita tehnoloogia kasulikkust ega ka aksepteeri seda tingimusteta. See lihtsalt juhib tähelepanu tõsiasjale, et tehnoloogiate eesmärk on parandada inimeste elutingimusi, mitte sundida neid tootlikkuse ja sõltuvuse paradigmasse, mis võtab neilt väärikuse ja autonoomia. Samas on üha rohkem põhjusi olla veendunud, et see, mida tavaliselt nimetatakse progressiks, pole midagi muud kui looduskeskkonna hävitamise kate. Taolist tehnooptimistlikku mudelit peetakse mitte ainult võimalikuks, vaid isegi soovitavaks, jättes loodusele puhtalt instrumentaalse funktsiooni ning mille keskmes on turu ja tehnoloogia kult. Antud antropotseeni aspekt on niinimetatud ökomodernismi liikumise aluseks, mida kasutatakse omamoodi intellektuaalse vihmavarjuna keskkonnaprobleemide valelahenduste jaoks. Niinimetatud roheline majandus lahenduseks arengu poolt tekitatud jätkusuutmatusele ning jätkusuutlik areng, nagu eespool mainitud, on oksümoroon. Alapeatükk, miks on oluline antud teemaga arvestada? Kapitalism on veennud enamuse inimkonnast, et vabadus tähendab piiranguteta elu. Aastaks 2020 oli inimese toodetud tehismaterjali kogumass esimest korda ületanud biomassi kogumahu, kinnitades vaid ülalmainitud antropotseeni teesi. Weizmanni teadusinstituudi uuring näitab, et 7,7 miljardit inimest moodustavad vaid 0,01% kogu biomassist. Nende poolt toodetud inimtekkeline mass on aga juba ületanud 1,1 triljoni tonni.
Nad toovad rohkem näiteid. Plastmassi mass on juba 2 korda suurem kui kõigi maismaalt ja merelt pärit loomade oma. Ainuüksi New Yorki tänavad, hooned ja sillad kaaluvad juba rohkem kui kõigi meredes leiduvate kalade koguhulk. Inimtekkeline mass ja loodusliku päritolu mass. 20. sajandi alguses moodustas inimtekkeline mass vaid 3% kogu biomassist. Sellest ajast saadik on aga see pidevalt kasvanud. Praegusel ajal ei tundu tulevik olevat kuigi helge. Jason Hickel meenutab 2012. aastal Saksamaal teadlaste grupi poolt avaldatud uurimust. Nad näitasid keeruka arvutuspõhise mudeli abil, mis juhtuks loodusvaradega, kui jätkaksime praegusel 2–3% aastase SKP kasvu trajektooril. Kahjuks kinnitab analüüs, et materjalide ja ressursside tarbimine kasvab tulevikus SKT-ga samas tempos ning 2050. aastaks jõuame 200 triljoni tonnini. See tähendab, et meid on ootamas jätkusuutmatu katastroof. 2016. aastal tehti veel üks sarnane uuring, kuid kasutades rohelisemat stsenaariumi ning tehnoloogilise innovatsiooni muutujat. Antud stsenaariumis suureneks ressursside kasutamise tõhusus või saavutatakse globaalne konsensus süsinikumaksu tõstmiseks. Tulemused olid paljude jaoks üllatavalt samad, mis ka Dietrichi meeskonnal. Isegi parima stsenaariumi ja mõne keskkonnasäästliku poliitika korral saavutab ressursside kasutamine ohtliku taseme. Ka ÜRO keskkonnaprogramm UNEP tegi 2017. aastal sarnase uuringu, suurendades veelgi tehnoloogiate süsinikumaksude potentsiaalset mõju. Ka antud olukorras oleks ülemaailmne ressursside tarbimine 21. sajandi keskpaigaks 2 korda suurem. Organisatsioon pidi oma varasemast rohepoliitika hinnangust taganema, tunnistades, et jätkusuutlik majanduskasv pole globaalses mastaabis lihtsalt võimalik. Biosfääri taastusvõime ei ole võimeline säilitama meie praegust tempot. Keeruline on leppida sellega, et tootmise ja tarbimise vältimatuid mõjusid tuleb vähendada ning loobuda seni valitsenud majandusliku kasvu loogikast, nagu ka meie senisest elustiilist. Konkreetsete süüdlaste väljatoomine ja kollektiivse tegevuse koordineerimine tundub peaaegu jumala teotusena, hoolimata teaduslikest tõenditest, mida pidevalt ignoreeritakse. Veel üheks planeedi ülekoormatuse indikaatoriks on juba tuntud globaalse ületarbimise päev. Tegemist on teoreetilise konstruktsiooniga, mis näitab seda kuupäeva, millal iga riik on oma aastaks ette nähtud ressursid ära kulutanud. Näiteks Hispaanias saavutati see 25. maiks, mis tähendab, et juba aasta keskpaigaks elame laenatud ajast looduslike ressursside kontekstis ja olukord ei ole muutumas paremaks. Kui 2019. aastal tähistas Hispaania seda päeva 89. mail, siis 2020. aastal juba 27. mail. Sisuliselt tähendab see seda, et ühe aasta jooksul tarbiti Hispaanias 2,5 maakera jagu ressursse. See on maailma keskmisest oluliselt rohkem, nii kaugelt ületab ülemaailmse jalajälje võrgustiku poolt välja arvutatud piirangut. 3. alapeatükk. Mida saame teha? Vabatahtlik lihtsus. Üks ettepanekuid, mida võiks teha eelkõige noortele, on seega vabatahtlik lihtsus. Mida see ka tähendab? Vabatahtlik lihtsus ühendab isiklikke hoiakuid konsumerismi suhtes. Tegemist on mõistega, mille määratles Duane Elgin juba 1981. aastal. Vabatahtlikku lihtsust tuntakse samuti vaikse revolutsiooni nime all ning tähendab materiaalsete vajaduste rahuldamist võimalikult lihtsalt ja otsekohesel viisil, mis aitab vähendada kaupade ja teenuste tarbimist. See eeldab ka järjest suurenevat panust, mis mittemateriaalsete rahuloluallikate otsimisse. Üldjuhul tähendab see madalama sissetuleku ja tarbimistasemega lippimist. Selle asemel aga saab inimene rohkem aega ja vabadust muude elu eesmärkide saavutamiseks, näiteks kogukondlike või sotsiaalsete, kunstilisteks või intellektuaalseteks tegevusteks, poliitiliseks osaluseks ja jätkusuutlikuks eluviisiks ja nii edasi. Vabatahtlik lihtsus põhineb eeldusel, et inimesed on võimelised elama täisväärtuslikku ja mitmekesist elu, tarbimata enamat kui jätkusuutlikku ja õiglast osa looduse ressurssidest. Tegelikult nimetatakse seda mõnikord ka iidsarusaama tänapäevaseks versiooniks, kus sisemine kasv oli materiaalsest rikkusest olulisem. Nagu vabatahtliku lihtsuse autorid ise selgitavad, ei ole lihtsuse idee iseenesest uus. Lisaks sellele käsitletakse lihtsusel põhinevaid eluviise sageli kui jätkusuutlikumad elustiile ning see on olnud peamiseks teguriks erinevate teadusvaldkondade huvi äratamisel.
Vabatahtlik lihtsus on mõiste, mis tähistab suurt hulka sotsiaalseid liikumisi ja hõlmab inimese individuaalse ja sotsiaalse elu erinevaid aspekte. Dwayne Elgin, üks selle kontseptsiooni autoritest, koostas nimekirja väärtustest, mis asuvad selle eluviisi keskmes. Esimene on materiaalne lihtsus, teine on inimlik mastaap, kolmas on enesemääramine, neljas on ökoloogiline teadlikkus ning viimane on isiklik kasv. Kaasaegsematest autoritest on Taibo toonud Hispaania kontekstis välja järgmised vabatahtliku lihtsuse kasuks otsustamise põhjused. Esiteks üldine halb majanduslik olukord, teiseks tervislikuks eluks vajaliku aja puudumine, kolmandaks vajadus säilitada tasakaalustatud suhet keskkonnaga, neljandaks arusaam, et liigne tarbimine ei jäta ruumi heale elule. Viies, teadlikkus erinevustest nende vahel, kes tarbivad liiga palju ja nende vahel, kellel puudub esmavajalik. Reyes Meit toob välja mõtte, et tuleb teha lõpp gnostilisele unistusele, et alati on aeg hakata kaaluma elamist vähemaga. Siiski ei ole tegemist viletsuse ülistamise või koobastesse naasmisega, vaid oma elu väheste kaupade ja ressurssidega kohandamist. Taoline kultuuriline muutus seisneks peamiselt elukvaliteedi ümberhindamises. Latouche jutustab lugu oma Sitsiilia sõbrast, kes oli lapsepõlves ainuke, kes kandis kingi, samal ajal kui kõik teised mängisid paljajalu. Tänapäeval on valdavalt enamusel, kui mitte kõigil Itaalia lastel, jalanõud ja just selle varasemalt kogetud viletsuse ja ebavõrdsuse tõttu ollakse vabatahtliku lihtsuse idee vastu. Samal ajal on oluline välja tuua, et sõõrikumajandus pelgalt soovitab endalt küsida, kas heaolu tõesti tähendab 10–15 moele vastava kingapaari omamist või piisab vaid 2 heast kingapaarist. Murray Bootkin tuletab meile meelde, et hea elu ei nõua meilt piiramatult isiklikke materiaalseid hüvesid. Madridi filosoofia professor Jorge Riechmann viitab oma artiklis valitseva mõistmatu nihilismi vastu on meil vaja kaia kultuuri. Keskseks mõisteks ei ole mitte elektromobiilsus, vaid vähem mobiilsust. See ei ole teadlik turism, vaid vähem turismi. See ei ole solidaarne finantssektor, vaid erapanganduse võõrandamine. See ei ole roheline majandus, vaid erakorraline majanduse mahu vähendamine. See ei ole jätkusuutlik areng, vaid vastupanuvõime suurendamine võimaliku ökosotsiaalse kokkuvarisemise kontekstis ning vähendamine õiglasel ja korrapärasel viisil. Planeet Maa on materiaalselt ja esteetiliselt piisavalt suur 8 miljardi homo sapiensi majutamiseks. Sellest ei piisa lääne keskklassi elustiilide ülepidamiseks, mida kapitalism sunnib meid väärtustama. Kas me suudame oma majandussüsteemi ja eluviisi muuta või laseme end viia ökotsiidi ja genotsiidi kujuteldamatu tragöödiani? 4. alapeatükk, sotsiaalmajanduse roll. Muidugi ei too lihtsus automaatselt kaasa mingit ranged reeglit, mis ei võimalda üleastumisi. Nagu Janet õigesti märgib, on probleem selles, et meie ühiskondades on üleastumised muutunud normiks, mida julgustab skeem, mille järgi oleme seotud tarbimisega ega ole võimelised teist elu ette kujutama. Vabatahtliku lihtsuse kontseptsiooniga otseselt seotud või sellel põhinevaid ülemaailmseid võrgustik on mitmeid nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides. Samuti on sellest kirjutatud arvukalt raamatuid. Samas on õigustatud küsimus, kuidas ja millisel viisil saab vabatahtliku lihtsuse idee kolmandat sektorit mõjutada. Käsitleme seda järgnevalt. Haridus on esmane ehk kõige olulisem õppimise sotsialiseerumise ala. Olles integreeritud materiaalsesse ja kultuurilisse konteksti, edastab see väärtusi, hoiakuid, teadmisi ja käitumismustreid, mis omakorda kujundavad uskumusi. Seega on haridus kõige tõhusam sotsiaalse taastootmise ja järjepidavuse instrument. Keerulises ja muutuvas maailmas, mida iseloomustavad väga erinevad sotsiaalsed vajadused, on vajalik anda inimestele üleminekuks vajalikud väärtused, teadmised ja oskused. Seega on vajalik hariduspoliitika põhjalik ülevaatamine, mis peaks keskenduma ökoloogilise kodakondsuse ülesehitamisele. Muutusi inimeste väärtushinnangutes, hoiakutes ja oskustes saab saavutada ainult hariduse abil kõigis selle vormides, formaalses, mitteformaalses ja informaalses. Samuti võimaldavad need ka hariduspõhistrateegiat maakogukondades, kus alternatiivsetel uuenduslikel tehnoloogiatel või suurematel rahalistel haldusressurssidel põhinevate strateegiate rakendamine on märkimisväärselt keerulisem. Kooperatiivsuse ja Valencia sotsiaalmajanduse valges raamatus mainitakse,
et sotsiaalmajandusorganisatsioonide panus on erinevates aspektides väga väärtuslik ja keskkonnaharidus on üks neist. Nende hariduslike väärtuste suurendamiseks on aga oluline teadlikkuse tõstmine, suhtlemine ja keskkonnaalaste koolituste pakkumine kohalikele omavalitsustele, surve avaldamine, tegevusetuse taunimine ja kodanike mobiliseerimine. Samuti tuuakse esile sotsiaalmajandusorganisatsioonide rolli praeguse majandusliku mudeli üle kriitilisel mõtlemisel ja alternatiivsete lahenduste väljapakkumisel. Sotsiaalsete ja keskkonnamuutustega seotud stressi ja ebamugavustunne seob võitluse kliimamuutusega kohanemise ja leevendamise nimel võitluse suurema heaolu nimel. Teadlased on juba kinnitanud, et enesetappude määr tõuseb temperatuuri tõustes. Samuti viitab lingvistiline analüüs enam kui 600 miljoni sotsiaalmeedia postituses vaimse tervise halvenemisele soojematel perioodidel. Kasutusele on võetud uusi termineid, näiteks solastalgia, mis tähendab traumaatilisest keskkonna hävitamise kogemusest tingitud stress või ökoärevus, termin, millele viitas 2018. aastal Ameerika psühholoogide assotsiatsioon. Solastalgia on neologism, mis tuleneb ladinakeelse sõna solatium ehk lohutus, rõõmustamine, lohutus ja sõna nostalgia ühendusest, mille kreeka tüvi algia tähendab füüsilist või antud juhul moraalset valu. Lamb tsiteerib Zoe Schlangerit, kes lisab sellele etümoloogilisele alkeemiale veelgi maagiat. Solastalgia on kombinatsioon 3 elemendist. Esiteks solas, mis viitab ingliskeelsele sõnale soles, mis omakorda pärineb ladinakeelsest sõnast solari, mis tähendab rahu ängistavates tingimustes. It viitab mahajäetusele, mis pärineb ladinakeelsetest sõnadest solus ja desolare, märkides mahajäetuse ja üksinduse ideid. Ja algia, mille kreeka tüvi tähendab valu, kannatusi või haigust. Selle emotsioonide niinimetatud kaleidoskoobi veelgi põnevamaks muutmiseks lisasid Austraalia teadlased ja psühholoogid hiljuti veel ühe ökoviha kontseptsiooni ja uuringu, näidates, et seda saab suunata ümber kogukondlikeks tegevusteks. Nad tõstsid esile ökoviha kui kliimakriisiga seotud sotsiaalse kaasatuse peamist emotsionaalset tõukejõudu. Sarnaselt tõstab Rob Hopkins, allpool käsitletud üleminekuvõrgustiku looja, esile motiveeritud rahulolematust, mis võib olla tugeva emotsionaalse laengu asemel tõukeks prioriteetide käitumise ümbermõtlemiseks ning selle kriitilise ülevaate kohaselt tegutsemiseks. Samuti on tähtis edendada laiahaardelist arutelu vajaduste üle ning lähtuda nii ressursside kui ka elu enda piiratusest meie kõigis tegevustes. Vajalik on arutelu heaolu üle ja ka selle üle, kuidas defineerida head elu keerukuse ja võimaliku nappuse kontekstis. Mõlemad teed, tarbijalikkuse dekonstrueerimine ning arutelu vajaduste hea elu üle võivad aidata kaasa piisavuse ja kainuse paradigma ülesehitamisele, mida vajame üleminekuperioodil ning kohaneda olemasolevate ressurssidega jätkusuutlikkuse ja õigluse kriteeriumite alusel. See aitaks tõsta individuaalset ja kollektiivset vastutust, et teha ühiseid ettepanekuid tekkivate väljakutsetega toimetulekuks. Taolised arutelud ja piirangute mõiste kasutusele võtmine on juba toimumas erinevates sotsiaalmajanduslikes organisatsioonides üle terve maailma. Miks? Sest vaja on radikaalsemat suunamuutust, kultuurirevolutsiooni. On välja pakutud mitut sammu ökoloogiliseks üleminekuks, näiteks informeerida ja veel kord informeerida asjade tõelisest käigust ning tegelikest ökoloogilistest riskidest, millel võivad olla tsivilisatsiooni muutvad mõjud, sest ei sotsiaalmajandusliku ega veel vähem ökoloogilisel tasandil ei ole enamikul inimkonnas sellist teavet, mis ei ole mõjutatud majanduslikest ja poliitilistest huvidest, mille muutmata jätmisel põhjustataks lõpuks tsivilisatsioonilise ulatusega globaalse katastroofi. Kõigist olemasolevatest probleemidest on käesolev probleem see, mille ulatusest on vaja ühiskonnale kõige rohkem rääkida. Pat Murphy hinnangul on 67% USA energia tarbimisest mõjutatud eelkõige üksikisikute endi valikutest ja harjumustest. Seega, kui suurem osa energia tarbimisest sõltub elustiilist, siis ei tohiks alahinnata ühiskonna liikmete ja nende harimise rolli muutuste edendamisel. Loomulikult peaksid need muutused harjumustes minema käsikäes surve avaldamisega valitsustele, mis aitab kaasa ökosotsiaalse ja energeetilisele üleminekule. Siiski, mida rohkem on teadlikkust üksikisikul, kohalikul
ja lõpuks ka ühiskondlikul tasandil, seda lihtsam on muutusi ellu viia. Joanna Macy räägib psühholoogide Pip Latane ja John Daly läbi viidud uuringust, kus inimestel paluti täita ankeet, samal ajal kui ruum, kus nad viibisid, oli täidetud suitsutaolise auruga. Uuring näitas, et kui ruumis oli ainult üks inimene, reageerisid osalejad lõhnale palju kiiremini, peaaegu kohe, lahkudes ruumist ja otsides abi. Samal ajal gruppide puhul täheldati, et inimesed kaldusid enne reageerimist lootma neid ümbritsevate inimeste tegevusele. Seega nähes teisi rahulikult ankeeti täitmas, ei võtnud midagi ette, isegi kui nad hakkasid juba köhima. Valdav enamus uuringus osalejatest viibis ruumis kuni 6 minutit, enne kui uuringu korraldajad nad päästsid. Üks selle uuringu võimalikest tõlgendustest viitab üksikisikute käitumise muutuste suurele tähtsusele, ülesandele, millega enamus mittetulundusorganisatsioone ka tegeleb. Konsumerism on muutnud niivõrd keskseks teemaks, et seda saab kasutada muutuste hoovana teistes valdkondades ning lähtepunktiks tarbimishulluse ja ökoloogilise kriisi seoste rõhutamisel. Heaks näiteks sotsiaalmajandusorganisatsioonide tegevusest antud valdkonnas on Briti heategevuspoed. Need põhinevad ringmajanduse põhimõtetel, võttes ühelt poolt vastu ja müües kasutatud kaupu ning teiselt poolt annetades oma kasumit erinevatele sotsiaalsetele ja keskkonnaalastele eesmärkidele. Ühendkuningriigi heategevuspoed aitavad vähendada CO2 taset keskmiselt 3,7 tonni võrra aastas, taas kasutades ja võttes uuesti ringlusesse asju, mis muidu läheksid prügimäele. Veelgi enam, uuringute kohaselt ostab aasta jooksul 10 Briti elanikust 6 midagi heategevuspoest. Samuti heategevusliku jaemüügi ühingu andmetel lasevad heategevuspoed uuesti ringlusesse 90% annetatud riietest, üle 90% raamatutest ja 85% elektroonikaseadmetest. Aastatel 2018 kuni 2019 päästeti Suurbritannias tänu heategevuslikele jaemüügile 339 000 tonni tekstiili. Ühing tõstab esile ka järgmisi alternatiivse kaubanduse eeliseid. Taaskasutamise ja ringlusse võttu edendamine, jäätmete mahu vähendamine, kokkuhoid olmejäätmete käitlusmaksudelt, suurjäätmete kogumise vähendamine, kiirmoe ohjeldamine ja vähem tarbijalike hoiakute propageerimine, vahetuse ning ostu- ja jaemüügi edendamine kohalikul tasandil. Lisaks solidaarsuse edendamisel pakuvad heategevuslikud poed tööd enam kui 25 500 inimesele ja 233 000 vabatahtlikule 11 209 poes. Lisaks on nende töötajad sageli tihedalt seotud kohaliku kogukonnaga. 70% heategevuspoodide juhtidest on pärit oma kaupluse piirkonnast ja 40% on elanud oma piirkonnas juba üle 20 aasta. 75% heategevuspoodide vabatahtlikest hindab kõrgelt omandatud kogemust ja leiab, et vabatahtlik tegevus on aidanud neil omandada uusi oskusi. Lisaks sellele usub 61%, et vabatahtlikul tegevusel on või on olnud positiivne mõju nende füüsilisele ja vaimsele tervisele ning üle 80% usub, et see parandab nende enesehinnangut. Eeltoodud arvestades võib arvata, et tavalised algatused on seotud pigem ringmajandusega kui vastupidise kasvuliikumisega. Samas mitmed uurijad leiavad, et mõlemad raamistikud on suhteliselt sarnased ja omavad positiivset mõju. Neid vähendab ühine eesmärk. Mõlemad püüavad parandada praegust olukorda ja jõuda olukorrani, kus ühiskond austab planeedi biofüüsikalisi piire. Ühiste pingutuste tegemine ei saa olema alati lihtne. Nagu filosoof Jorge Riechmann tunnistab, siis oleme halvad enesepiirangute kehtestamisel. Siiski jätkab ta, et just enesepiiramine teeb meid inimesteks, suuta olukorda ära kasutada teisele inimesele kahju tekitamise hinnaga ja samas olla võimelised ka seda mitte tegema. See on see, mis muudab meid inimlikeks. Schröder samuti tunnistab, et arukus, pühendumus ja konkreetsus viib meid paljude edusammudeni ringmajanduses õõrikumajanduse põhimõtete rakendamisel. Tegelikult on Hispaanias juba mõned sotsiaalmajanduslikud algatused, mis on hakanud palju tõsisemalt arvestama planeedi biomahutavuse piiridega. Galiitsias tegutseb aastast 2008 ühendus, mille nimi viitab populaarsele Galiitsia ütlusele küllusepäevad ei millegi tulevik, mis hoiatab kõhnade lehmade eest, kes tulevad tavaliselt pärast taimede õitsemist. Käesoleva organisatsiooni missioon seisneb tööstustsivilisatsiooni allakäigust tingitud riskide minimeerimises, et võimalikult paljud inimesed saaksid öelda,
et kuigi nad on kaotanud suure osa nafta poolt antud küllusest, ei ela nad ei millegi tulevikus, vaid tulevikus, mida iseloomustab küllus ja naasmine inimväärse elu juurde planeedi füüsilistes piirides.